Täna on pühapäev, ilus ilm on väljas, naine peksis mind välja, et teha Kiiale see remondi teine vlog nagu. Eelmine kord me vahetasime selle lindi ära rooli sees, aga mis korda ei läinud, on signaal. Täna vaatame, äkki saame signaali tööle, äkki ei, kes teab. She can get a sensual seduction, so I can get a sensual seduction, so we can get a sensual seduction. Jei, käima läks. No nii, aku on nüüd natuke laadinud. Põhimõtteliselt on 3 faasi, kus kohas viga võib olla, kui signaaliga on probleemid. Kas on signaal pidevalt peal või on signaal nagu ei tööta. Esimene faas on roolist releeni, tähendab nagu 3 kohta, ehk siis rool, relee ja need pasunad ise, nagu 3 asja, mis võivad olla katki, kus viga võib peituda. Aga vaatame, kus vahel need vead nüüd praegu peidus on, sest seda ma tean, et meil signaal töötab. Selleks on testrit vaja, lähme vaatame kohe kapoti alla. Hakkame vaatama. Pime. Vool tuleb peale. Siit tuleb ka vool peale. Siit ei tule. Tundub, et kui ma praegu relee sisse panen, siis hakkavad pasunad karjuma, sellepärast, et nii palju, kui mina nendest vaatasin, siis põhimõtteliselt pluss peab tooma või panema lihtsalt plussi peale tulek, nagu rooli kaudu peaks panema tööle selle relee. Aga praegu on 2 kanalis pluss sees, nii et nagu näha, siis pasunad on korras. See tähendab seda, et viga on selle boksi ja rooli vahel kuskil. Kõigepealt kannataks minna rooli kallale, sellepärast, et äkki kuskil midagi on kuskil millegi vastu. Liigume siis autosse. Me eemaldame selle signaali osa siit ära või selle rooli keskosa ja vaatame, äkki leiame mingisuguse vea seal sees. Ühendame lahti airbagi, vaatame, kui testriga mõõdame nii, et seda airbagi ühendatud ei ole, et kas see vool tuleb ikka peale. Kui tuleb peale, siis see tähendab seda, et kuskil on juhtmed kokku sulanud tõenäoliselt, sest see probleem tekkis meil sellest, et aku keetis üle või see generaator keetis akut üle. Ülevool ei tähenda head. Selge. Ühesõnaga, mis siin toimub, on see, et nagu me näeme, siit ta saab miinust ja siit läheb pluss sisse. See on signaal. Nüüd ainuke viis meil kõike testida on võtta nagu kõik lahti ja nagu see keskosa küljest ära ja minna uuesti kapoti alla. Vaikus ju. Kas enne oli mootor töötas meile? Ma ei mäleta. Ma lähen korra keeran peale. Vaikus ju. Ma nüüd mõõdan siit. Ma mõõdan korra nüüd rooli juurest veel. Tule sinna. Ehk siis siit miinus ja siit kurat oota mis ta näitab? Punast. Ta näitab punast, jah. Aku tuld näitas või seda? Sellel on signaal siin sees. Siit läheb pluss sisse, miinuse võtab ta kere küljest. Vaikus ju. Vaikus ju. Kas enne oli mootor töötas meile?
jupike juhet ja teeme testi. No ma ei tea. Kui midagi läbi põleb, põleb läbi. Kus koos viga on? Seal või? Okei. Näed, ma võtan siit raami küljest, võtan miinust ja annan siia plussi. Ehk siis viga leitud. Viga on siin. Läheme sellega tuppa. Ma üritan ta lahti võtta. Tõenäoliselt siit me midagi ei leia. Airbag on korras, kõik on timmis. Aga antud olukorras nüüd me teame vähemalt, kus viga on. Viga on siin. Klambrite küljest eemaldamine ei olnudki kõige raskem tegevus. Nüüd võtame ta siit seest välja ja vaatame, mis siin on. Nõnna. Siin sees on viga. Ehk siis see on kogu aeg vastas. Aga kuidas see töötab? See on nüüd eraldi küsimus. Väike naeratus on näol, sest ma tean, et see asi laheneb. Nüüd oleme liftis nädal aega hiljem, käes on reede õhtu. eBay'st tuli kohale, uus signaal, turvapädi, lähme vaatame, ühendame ära. Nii, vaikus. Kes on kass? Ma küsin teilt, kes on kass? Põhimõtteliselt, auto on korras. Lihtne lahendus, võtame asja kokku. Põlesi airbagi tuli meil. Signaal oli pidevalt peal. Kõik lahenes millega. Ostsime ära selle uue roolilindi, ostsime uue airbagi, kuigi ütleme nii, et airbagi ei oleks pidanud uut ostma, aga neid eraldi ei müüda seda signaali airbagi. Seega kõik kokku läks meil maksma 150 €. Ja natuke vaeva, et ise aru saada, kuidas asjad on ja mismoodi. Väga suur tänu on vaata YouTube'ile ka, et me hakkasime üldse vaatama YouTube'ist neid videosi, et mis sellel autol viga võiks olla. Ja me läksime kõhutunde järgi. Kõhutunde järgi põhimõtteliselt ja tegime asjad korda. Et me peame nüüd aku tuppa võtma ja laadima panema. Selle asemel, et eelmine kord oleks korralikult lasta käia ja oleks nagu täna olnud kellavärk, siis oma vitsad peksavad. Loll olen. Like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass, soon as you came in the door, I just wanna chill,